Nii, tere, olen Maila müstilisest maailmast. Nii, nüüd on meil siis järg juunikuus sündinute käes. Et vaatame, mida siis toob see augustikuukene juunikuus sündinutele. Et võite mulle siia alla kirjutada, kuidas teil see juulikuu on läinud, mis on teide läinud ja mis veel ei ole läinud. Ja vaatame, sest ennem kui ühes selles videos ka kellegi, mis kuu siin oli, ma ei mäleta täpselt, igal juhul rääkisin just ka seda, et kui kaarte laduda, et no saab see augusti prognoosi aeg kätte, sutsukene üle ka läinud ja siis vahetevahel on niimoodi, et rehvab see kaardipanek ja lugemine, kas rehvab vana kuu peale või noore kuu peale, siis vahe selles on see, et noore kuu ajal pandud kaardid lähevad väga ruttu täide. Ja mis on kahaneva kuu peal pandud, siis need võtavad sutsukene kauem aega täide minekuga. Ja ma olen pannud ka kaarte näiteks sellel ajal, kui on kaduneljapäev juba olnud ja noorkuud veel ei ole tulnud, ja siis seal on ka tulnud uskumatuid huvitavaid neid tulemusi. Et olen ise mõelnud ka, et ei tea, et näis, kas üldse läheb või ei lähe. Ja siis on tulnud sellised tagasisidet liiga ruttu isegi, et oi näe, sa ütlesid mulle juba läinud, kõik on juba täide läinud. Et sellised ajad, mis on siis, kui kuu on peidus, seal võib igasuguseid üllatusi tulla. Nii et täitsa huvitav on see kaardi panemise asi. Nii, vaatame, mis teile siis toob juunikuus sündinutele, mida toob augustikuu juunikuus sündinutele. Nii, siin teil näitab mingit valikute ees olemist, kohe vaatame, mis see on. Niimoodi, hopsti, assa poiss. Nojah, las olla, võtan ühe kaardi peale, siin tuleb mitu kaarti peale võtta. Vot see on nüüd asi küll, mida eriti kui on enda kuu ka, siis justkui ei taha selle, nüüd läheb pikaks, teile läheb pikaks. Nii, nõnda, et siin on valikute ees olemist, nagu ma ütlesin, siis asjad võivad toimuda teie elus kiiremini, kui te olete plaaninud või arvata oskate. Terve kuu läheb teile väga, väga kiiresti. Siis näitab seda, et teie ei pea kuskile rabelema ega tõmblema, kuigi teil on see olukord küll, et teil on hästi palju suhtlemist, hästi palju enda jagamist, võib-olla peate ennast hästi paljude vahel tööalaselt jagama, üks töö, teine töö, kolmas töö või siis kohtade vahel, et kes siis mitme koha vahet siis töötab, käib või on siis niimoodi, et kodu on ja suvila on ja siis peab ema juurde veel minema ja umbes midagi sellist võib olla, et teil päris selline keeruline kuu, aga need õiged inimeste olukorrad leiavad ise teid üles teie juurde siis näitab siin kellegi sõbraga mingi mure, mis on olnud siis mingi sõbra pärast, on niimoodi, et näitab, et see laheneb ilusasti ja siis näitab sellist õnnelikumat perioodi peale, aga mis on teil siin selles isegi videos ei ole nii palju näha, aga mis teil siin tuleb? See on see koht, mis ma ühes selles ka rääkisin, ühes ennustuses ja ütlesin, et kellegi kaotus, mingi surmateade võib tulla ja siis mul on siin üks naabrinaisekene, tema siis ütles, pabistas ja tegelikult meil oligi üks naabrikene läks ära taevastele radadele ja siis algul ma küll ütlesin sellele naabrinaisele, et ära siis kuula minu ennustust, kui sa ei suuda vastu võtta seda või nõndamoodi, aga tegelikkuses oli tal ikka väga hea tunnetus, väga tugeva tunnetusega üks naabrinaine veel on
nii et meil teine naabrikene, kes siis läks, siis see üks naabrinaine tundis seda tunnet ette ja siis osutuski see kurb tunne tal tõeks niimoodi, et ma ei hakka nimesid mainima, aga lihtsalt ütlen sellele naabrinaisekesele, et usalda ikka oma tunnet, sellepärast et sul on väga, väga õiged need tunded. Ma nii lootsin, et see teade, mis siis, et see ei ole õige, aga kahjuks osutus õigeks. Ja nüüd on siin, tuleb sama seis välja, kus teil tuleb ka nii, et kellegi surmateade ja see ikka puudutab teid ka. Aga samas siin on partnerlussuhte peale näitab sellist kokkuhoidmist, võib-olla see võib siis perekonda puudutada. Igal juhul partnerlussuhte peal näitab kõikide asjade lahenemist ja kokkuhoidmist. Aga jah, et see teatekene võib siin ära tulla. Niimoodi. Võttis kohe natukene mõtlema. Nii. Aga mis teha, need asjad käivad. Vaatan kohe täiendavat kaarti sinna. Ai, väga õige. See on väga hea. Ühesõnaga sinna tuli see universumi kaitse või kõrgema kaitse olemasolu tuli sellele peale. Nii et vähemalt seegi hea. Nii, vaatame siin, mis siin välja hüppas teile veel. Nii, südameasjades. Keerulise valiku ees seismine. Nõnda. Ja siis tuleb teha selline valik, et kumb, vaata kui võitav. Eelmise kaardi reaga oli samamoodi, esimene asi tuli kohe valikute kaart välja ja siin tuleb samamoodi valikute kaart. Aga see näitab kas siis südameasjades või valik tuleb teha selle järgi, südame järgi, et mida tunnete, et ei tee mõistuse järgi, vaid teete südame järgi. Vaatame, mis siin siis veel tuleb. Siin tuleb ka niimoodi oma elu loomine, ei ole teiste pilli järgi tantsimist, vaid on niimoodi, et ise loote oma elu, teid universum toetab, et te lähete igasugustest muredest läbi, et siin on, siit tuleb veel toki, et te olete oma teel õigel ajal õiges kohas, mõned asjad teie elus on juba küpsed, on juba valmis, näitab, et te olete saavutanud või saavutate täieliku sellise enesekindluse, te teate, mida te tahate, te teate, mida te väärt olete, et te liigute selliselt kindlalt edasi, et mured, asjad kõik on sellist juba möödunud, et selline õitsengu aeg on käes, näitab hästi suurelt unistamist. Siis näitab ka seda, et te ise ei viitsi enam mängida või varjata või tehagi, et seda, mida te siis mõtlete või tunnete, et seda te hakkate ka välja ütlema. Nii et ei mingid maskide kasutamisi enam, et sellest eluetapist ja sellest lõksust olete te siis välja tulemas. Nii, suurelt unistamine, kõrgelt lendamine ja südameasjades on niimoodi, et mingid tunded voolavad teil, on sellised ülevoolavad tunded, aga te jääte nende südameasjade juures siiski ise selliseks rahulikuks ja paigale. Ja siin näitab ka teil uued avanevad võimalused. Kõik võimalused, mis teil siis tulevad siin. Et kõiki neid asju, tehke need valikud siis südame järgi ja need on head valikud ja teil ka intuitsioon läheb palju tugevamaks, te hakkate asju nägema kõrgemalt niimoodi, et ei ole üldse emotsioonist sees kusagil, ükskõik mida valikuid teil on vaja teha või on teil mingid olukorrad tulevad
ja siis on vaja algul, et noh, ei lähe emotsiooniga sisse, vaid te vaatategi olukorda hoopiski sellisest just nagu kõrgemalt ja näete palju selgemini ja siis teete oma otsused. Nii, väga hea, siit ei tulnud enam seda kaotuse värki välja, aga noh, kuna see enne siin välja tuli, siis et pange siis siia alla mulle kirja, eks ma panen ise ka, siis kuna ma olen ka juunikuu laps, et eks siis kuu lõpuks on näha, mis kus toimub või, sest eks ikka ju kõike võib juhtuda ja võib-olla ja vanem generatsioon ja paratamatult ju läheb ja noh, niimoodi. Metsas keegi pummutab seal. Nii, ma ei ela ometi kuskil metsa sees, aga siin metsas oli mingisugune lask praegust. Nice. Mõnel talupidajal sai kopp ette, et siis tõmbas mõne rebase maha. Nii, vaatame, mis siis universaalse armastuskaardid teile räägivad. Nii, tervendavad tervendus, tervenemine, teie enda tervenemine, teie naistele just selline teie naiselikkuse tervenemine, te julgete olla, näidata ka välja oma haavatavust, ühendus maaga, ikka tervendus kahel poolt tuleb, ole looduses, tunneta rütmi. Okidoki, ikka jah, pigem teie enda tervenemine, nii tundub rohkem nii hingelt kui füüsiliselt, kuigi siin on tunne rohkem selline tegelikult ütleks isegi küll, et füüsiline tervenemine. Jaa. Aga jah, maaühendust on teil vaja. Tulge loodusest, kõndige paljajalu maa peal. Ja lihtsalt minge selle rütmiga kaasa, nii et see elu, vaadake, kus teil, kui teid kutsutakse kuskile või tuleb tunne, et tahate olla looduses, siis mingegi ja olge, sest laadida on vaja teil. Nii, aga nüüd on siis selle juunikuu koha pealt on siis ära vaadatud ja eks ma pean ise ka kuulama pärast üle selle, sest eks näha ole, mis toimuma hakkab. Nii, aga ilusat suve jätku teile ja järgmistes videotes jälle näeme. No, mesihommikene tuleb siia lille peale.